ma olen üsna kindel, et teie seda ei kuule, aga ma kuulen läbi selle mikri enda koera hingamist, kes magab seal teises nurgas lihtsalt nagu magab ja siis hingab sügavalt sisse. Paned talle eraldi kaamera, paned ette, et siis ta osaleb ka sinna. Võib-olla järgmine kord siis paneme 4. osaleja. Aga ma usun, et seda lõpptulemus sai hea, et kui keegi meie kuulajatest kuuleb rasket hingamist, siis see on mu koer. Ajame kõik koera kaela. Just. Tere jälle Algorütmi kuulama, eetris on meie 291. episood, mille toovad teieni Nortal, Patchstack ja Veriff. Mina olen Priit Liivak ja koos minuga taas Eerik Jõgi. Eerik, kuidas sul jaanipäevaplaanid on juba tehtud? Jaa, lähen lõketest eemale soojamale maale. Aha, no võt, kas see on sinu puhul nagu traditsiooniline jaanipäev, et lähed soojale maale pakku või pigem Viimastel aastatel pigem on olnud jah, et kasutan seda pikka nädalavahetust ära natuke ringi liikumiseks. Sel aastal on kohe eriti pikk see, et on jälle nagu mõnus nautida. Loodame, et siis meil kellelgi selle pika nädalavahetuse ajal ühtegi intsidenti ei juhtu. Midagi sellist, mis puhkuselt tagasi toob. Sest et miks ma seda mainin on see, et intsidendid on just see teema, miks me täna siin oleme. Nimelt siis 10. juunil tabas Siseministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskuse pakutavaid IT-teenuseid selline katkestus, mis mõjutas nii piirivalve kui ka 112 kõnekeskuse tööd. Ja see on midagi, mille kohta väga palju meedia ei kisendanud, tehnilisi detaile ka pole väga laialt jagatud ja ainuke info, mis ma olen saanud, on tänu sellele, et ChatGPT oli ka maas ja siis nemad nagu natuke on jaganud või Salesforce oli maas, Salesforce jagas siis, et mis siis juhtus. Aga täiesti teadmata, kas need intsidendid olid üldse omavahel seotud, oleme siis täna külla kutsunud SMIT-i arhitekti Siim Vene, kellega räägimegi siis, kui laiahaardeline see asi oli, mis seal juhtus ja mida siis üldse, kas üldse saab midagi teha, et sellist asja tulevikus vältida. Tere, Siim! Tere! Või tere jälle! Tere jälle, just, et sa oled 3. korda Algorütmis, nii et varsti hakkad sellesse legendis staatusesse jõudma, et ma arvan, et meil üle, ma ei tea, kas 4 korda on keegi käinud, aga üle 4 kindlasti ei ole. Nii et pole kaugel, siis me saadame sulle, ma ei tea, kleepsu saadame sulle näiteks. Veel ühe kleepsu. Veel ühe kleepsu, jaa, sul juba mõned on. Et selles mõttes oli huvitav jah, et eelmine nädal, kui meie saime enda intsidendi nagu retrod ja postmortemid tehtud, siis tuli globaalselt kohe otsa, nii et siin oli kõik suured pilveteenuse pakkujaid järjest mõjutatud, kus oli ka siis väga, väga huvitav sükene, mis oli triviaalne nullpointeri testimata jätmine oli olnud vist. Aga kuidas siis on, et SMIT-is oli enne, et tõmbasite kogu globaalse võrgu maha või olid need intsidendid mitte seotud, et maali meile pilte, et mis siis 10. hommikul juhtus, et sina said ühe äreva kõne, sest ma sain aru, et see asi hakkas pihta vist juba kella 6 aega hommikul. See asi hakkas pihta 2 aastat tagasi. Just. Et ei tegelikult ütleme, et selle intsidendi juurpõhjuseni ma kohe jõuan ka, aga kui me disainime või ehitame süsteeme, siis tavaliselt mingisugused otsused, eks ole, kuskil nii-öelda allavoolu hakkavad, eks ole, mingisugust elu mõjutama. Ja see vundament mõnes mõttes saigi laotud kuskil 2003 aasta keskel või isegi 2003 aasta alguses, kui me hakkasime endal seda ka üsna palju, mida me oleme käinud rääkimas, selle Infra 3 programmi, ehk siis me viisime kogu selle haldusala süsteemid viisime GitOps põhimõtetele, siis kõik need 150 äriteenust pluss veel mingisugune 20 toetavat tehnilist teenust. Ja kuna meeskondadel läks
vastutus, neil meeskondadel tuli nii-öelda see kogu pinu vastutus või full stack nii-öelda vastutus tuli sinna arendusmeeskonda, siis üks nendest nüanssidest, millega me toona tegelesime või mida kus me üritasime nagu sükest head lahendust või kirikeset küla lahendust leida, oli turvapaikamine. Et turvapaikamine on selles mõttes niisugune huvitav loom, et ma ei tea, kas te teate seda statistikat, aga eelmine aasta oli siis nii-öelda CVE ehk siis nii-öelda haavatavuse andmebaasi registreeriti 40 000 haavatavust, mis on siis jämedas laastus natukene üle 100 haavatavuse päevas. Ma tahaks teha shoutout'i meie sponsorile Patchstackile, kes on muide nagu mingi kolmandiku taga nendest by the way. Väga tubli töö, et aga ühesõnaga, kus on nagu see meie kontekstis ja mis on nagu teine nii-öelda väga halb statistika maailma kontekstis on siis see, et keskmiselt ja me võtame kriitilised haavatavused, ehk siis need haavatavused, mida on võimalik ära kasutada selliselt, et on võimalik süsteemi rünnata või kompromiteerida juba, eks ole. Siis teistpidi nagu, et kui me võtame ühelt poolt, et sükene keskmiselt 100 on päevas, neist kõik pole kriitilised, aga et nendest mingisugune 10% kuskil on kriitilised ja need kriitiliste keskmine paikamine on 40 kuni 120 päeva. See on nagu maailma statistika ettevõttes. Ma olin üsna kindel, et sa ütled tundi sinna taha nagu, et... Ei. Ütleme, et see statistika on väga-väga must. Ja isegi täna nii-öelda lõviosa siis edukatest rünnetest on aasta kuni 2 aastat vanad paikamata haavatavused. See on nagu see realiteet, eks ole. Et see on nagu väga must statistika. Nii, ja nüüd kui me tuleme nagu selle SMIT-i konteksti juurde tagasi, siis loomulikult ütleme see valdkond, kus me toimetamine on niisugune keskmisest võib-olla infoturbe tundlikum. Mis omakorda tähendab seda, et me ei taha nagu sellise statistikaga hiilata, et umbes kriitilised haavatavused Siseministeeriumi haldusala ja siis mingisugune kvartal kuni 2-3 kvartalit, eks ole. Aga teisest küljest, mis nagu, ja ütleme, et suurettevõtetes, kuidas see tüüpiliselt tehakse, on see, et meil on mingi keskne Linuxi haldusmeeskond, eks ole, või Windowsi haldusmeeskond ja need siis lükkavad mingisugune regulaarselt, eks ole, pätse peale, midagi läheb katki siis ja siis on see risti näpuga näitamine, et kes parasjagu süüdi oli, et miks see pätsimine midagi katki tegi, see klassika. Aga et me liikusime nagu sellesse mudelisse, kus arendajad ise vastutasid enda paigaldatud serverite eest. Aga teiselt poolt, eks ole, me ei eelda arendajatelt ju sükest eksperdi tasemel süsteemi haldaja kompetentsi, eks ole, et kuidas me selle ära lahendame, et meil on, ütleme, 100 haavatavust päevas, siis meeskonnal on seal võib-olla 10 servereid, eks ole, nad ei ole süsteemi administraatorid ja siis ühtäkki nad peavad tegelikult nagu uut lisaväärtust tooma ja teiselt poolt siis nagu kogu aeg nagu, eks ole, siis tegelen serverite paikamisega, ja siis toona see nii-öelda geniaalne sähvatus, mis meil tuli, oli see, et paneks automaatselt turvapaigad peal panema. Ja seal on loomulikult omad riskid ka juures, eks ole, aga et kui me võtame kogu selle musta nii-öelda statistika, siis me läksime nagu nii-öelda natukene teisäärmusesse, et põhimõtteliselt meil iga öö lastakse turvapaigad peale. Et kui midagi tuleb välja, siis 24 tunni jooksul meil on see nagu asi on paigatud. Et et isegi nagu siin on erinevad, ütleme, tööstus on erinevad mõõdikud ka, et mean time to patch vist oli see, et stiilis, et seal kriitilisel soovitatakse mingi 7 päeva ja tõsistel haavatavustel mingisugune 30 päeva või midagi särast. Me läksime ikka sedasi, et meil nagu 24 tunniga on meil nagu paigatud need asjad. Aga seal on see loogika, see 7 päeva, et siis sa saad juba nagu igalt poolt selle info kätte, kui see patch midagi katki teeb, et siis... No just, eks ole, aga vaata siin tulebki nagu eristada nende patchide puhul ka, et meil on, kui me räägime üldse nagu tarkvara paikadest, meil on väga jämedas laastus, meil on 2 tüüpi paikasid. Ühed on turvapaigad, mis funktsionaalsust ei muuda ja teised on siis nagu nii-öelda funktsionaalsusuuendused, eks ole. Ja need on need kohad, kus tüüpiliselt läheb ka, eks ole, ka kõik võimalike tarkvara versioonidega tulevad seal igasugused huvitavad ristsõltuvused sisse ja mingid sügavamad testimised ja kõik muud asjad, et me keskendusime ainult nii-öelda automaatsetele turvapaikadele, mitte nüüd nii-öelda need tarkvara versiooni uuendamistele. Ja 2 aastat tagasi see vundament sai laotud, me valideerisime ka toona seda mõtet meeskondadega, arendajatele tegelikult see isegi täitsa meeldis.
kes tahaks, eks ole, mingi käsitsi 21. sajandil käia kuskil midagi tegemas. Ja kusjuures kogu selle asja varjukülg oli ka see, et me oleks võinud ka ehitada mingisuguse nii-öelda süsteemi keskhalduslahenduse, mis on ka suurtes korpodes on väga levinud siin, ütleme, Ansible Tower või SaltStack või Chef või siis Puppet, et neid nagu nii-öelda Linuxi keskhalduslahendusi tegelikult on päris palju. Lihtsalt meie kontekstis see oli suurusjärk kuskil 300 kuni 500 000 oli aastas nagu litsentsitasu. Et see on nagu, et see on nagu nii-öelda see kogu, ongi kogu selle võrrandi nagu nii-öelda erinevad dimensioonid on. Siis me mõtlesime, et okei, et lähme siis selle nii-öelda automaatse patchimisega liikuma, ainult turvapaigad, et siis tõenäosus, et nii-öelda rakenduse funktsionaalsus midagi katki teeb on väike ja automaatset restartimist ka süsteemidel ei olnud, ehk siis, et paigad pandi peale, aga et nagu süsteemid automaatselt restarti tehtud, kui seal mingi kerneli uuendused näiteks tulid. Sellega me läksin liikuma ja me oleme selle metoodikaga me oleme sõitnud, täna on 2 aastat sõitud ja nüüd me saime see intsidendi kätte, eks ole. Tead, see on nii huvitav, sest kui ma seda nüüd uurisin ja otsisin, eks ole, siis see näiteks see Heroku katkestus, mida ma siin põgusalt mainisin, mis ka Salesforce'i mõjutas, oli umbes väga sarnasel põhjusel. Ehk siis RCA on kirjeldatud niimoodi, et automaatne operatsioonisüsteemi update läks käima toodangu infra peal, kui see oleks pidanud olema disabled. Et seal ilmselt läks käima siis mingi nagu laiem update, mitte ainult nagu turvapatchideni. Ja selle tulemusena läks siis mingisugune võrguteenuseid teenindavad serverid läksid restarti ja siis oli mingisugune skript, mis pidi nagu selle võrgu uuesti konfigureerima, aga see oli seadistatud niimoodi, et see läks käima ainult siis masina boot'i peale, nagu boot tegevuse peale, mitte nagu restardi peale. Et kui sa nagu teed korraliku proper shutdowni ja startupi, et siis ta läks käima, et kui see automaatne restart tuli, siis seda võrku ümber ei konfitud ja siis oli seal ka mingi jama. Ja siis oli mingi 3. point oli aga see võib-olla ei ole nii tähtis, et ma olin üsna kindel, et sa tuled ja räägid meile, et see Heroku asi mõjutas meid, sest kellaaeg ka klapib kusjuures. Aga nüüd tundub, et hoopis teine asi on nagu, mis seal taga oli, et no väga huvitav tegelikult kuulda. Võib-olla oli sama operatsioonisüsteemi update, mis seal. No me kasutame erinevaid neid Linuxi distroid, et see isegi, kui ütleme, et suure tõenäosusega, kui Linuxi, kui me võtame nagu Linuxi ökosüsteemi üldisemalt, et kui seal mingisugusel, mingil süsteemsel teenusel tuleb haavatavus välja, siis tõenäoliselt see laine käib nagu üle erinevate distributsioonid enam samal ajal või suhteliselt väikese viitega, et seal nagu võib-olla väga palju erinevust ei ole. Aga seda Heroku tausta ma isegi ei uuri, ma isegi ei teadnud, et sealt käis krõps läbi, sest minu radaril käis ainult öelda see Google'i ja siis ChatGPT. Ütleme, et seal ei olnud, ütleme, et ChatGPT ei olnud ise mõjutatud, aga ma saan aru, et pigem vist oli see, mis see CDN oli see? Cloudflare'i, et Cloudflare'ist olid tegelikult need muud teenused olid mõjutatud rohkem, aga Cloudflare oli mõjutatud siis nii-öelda sellest Google'i näpukast. Aga ühesõnaga, et mis meil nagu, see kogu see asi nagu meil töötas. Selles mõttes, et need uuendused käisid, eks ole igaühiselt, meil on eraldi, kus juures on veel niisugune nagu infoturbe poolt on ka niisugune monitooringu peale ehitatud, mis nagu nii-öelda skännib neid masinaid, eks ole, kas seal on mingi pakid haavatavustega. Ja et siis kui see automaatne uuendus käib üle, siis võetakse need alergid maha, et nii-öelda haavatavus on likvideeritud. Me sisemiselt tegelikult nii-öelda jälgime seda nii-öelda päris teravalt või päris tähelepanelikult, et siin ütleme, et kui me võtame üldse siin kogu selle geopoliitilise situatsiooni ka, siis kahtlemata kõik, mis puudutab, ütleme seda siseministeeriumi haldusala on meil nende sõbralike idanaabrite poolt on niisugune kõrgendatud tähelepanu all ka või niisugune kangutamine käib niikuinii nagu non-stop, eks ole. Kui ma näen seda enda ruuteri ukse tagagi, et kui palju seal seda kangutamist käib, et ma mäletan, Siim, me rääkisime sinuga, et me rääkisime sellest kodu majutusest, et kuidas nagu enda storage'it hostida, ja siis ma ütlesin, mul on mõned teenused lahti, sellepärast, et ma tahan jagada nagu mingite võõraste inimestega mingeid faile ja asju.
ja siis sa ütlesid, et noh, et ilge koputamine käib kindlasti. Aga ma ei näinud seda, sest mul oli Telia ruuter. Ma vahetasin selle välja, nüüd ma olen Unify ruuteri ja maailma peal. Ja nüüd ma näen seda koputamist, päris hirmus on. Nüüd ma hakkan nagu seda reverse proxy't sinna pilve ehitama, et sellest koputamisest lahti saada. Et lihtsalt nii kopp on ees nagu, et Venemaa, Hiina, Vietnam, isegi USA nagu kogu aeg on mingid täiesti random IP-d nagu käivad ja otsivad seda asja. No jah, ütleme, et need on mingid robotid, eks ole, aga vaata meie väljakutse on see, et meie saame suunatud ründaid. Et need robotid, need üritavad, eks ole, seal on, eks ole, samad mingid haavatavused on, või mingi muster on, eks ole, kus ta on seadistatud, siis ta nagu lihtsalt käib ja proovib kõiki interneti paistvaid otspunkte, aga et meie lisaväljakutse on see, et meid üritatakse kangutada ikkagi nagu spetsiaalselt nagu meie eripärasid arvestades nagu mingisuguseid ründeid ehitades, et meil on seda koputamist ütleme, et ei ole koputamine, see on juba kangutamine juba, jah. Ja. Et see oli, ütleme, et see on nagu see realiteet, eks ole, kus tuleb ellu jääda lihtsalt. Aga oota, ma teeks väikse kokkuvõtte siia vahele, et me oleme siin rääkinud nagu sellest Heroku ja Google'i asjast ja me oleme kindlasti oma kuulajad korralikult segadust sajanud, et põhimõtteliselt intsidendi põhjustas automaatselt peale läinud turvapätš, mitte küberrünnak, mitte mingisugune globaalne teenuse outage, vaid lokaalsele teenusele automaatselt peale läinud küberpätš. Ütleme, et jah, et sedasi võib nagu tõesti kokku võtta, sest me avalikke pilveteenuseid me ei kasuta üldse. Täna, et kõik need teenused, see on tärniga loomulikult, eks ole, et tänapäeval sellist asja nagu, et kõik asjad on kuskil maapealsed lahendused, et sellist pole olemas, aga kui me räägime siis äriteenuste majutamisest, siis täna meil kõik asjad, ükski äriteenus meil ei sõltu nagu siis sellest, kas see Heroku parasjagu töötab, eks ole, või et kas, ütleme, Cloudflare on vist täna natukene juba mingi tärniga, sest minu arust on mingisugused Eesti avaliku sektori need veebiteenused minu arust lastakse ka Cloudflare'ist läbi, et seal on tehakse mingit esmast DDoS-i ja WAF-i vist mingit liikluse pesu. Aga jah, et otseselt nagu nendel avalike internetiteenuste katkestusse tõttu ei olnud nagu, ütleme, meie teenused ei olnud mõjutatud. Ja loomulikult, vaata, kui on meil see muudatusel või see intsidendi mõju oli meil väga suur ja et kui sul ongi nagu suure mõjuga intsident, siis praktiliselt esimene nagu küsimus, mis tekib, ongi see, et kas ma olen rünnaku all või ei ole, eks ole. Et see oli praktiliselt esimene asi, mida me läksime kohe nagu erinevates siis oma tööriistadest läksime kontrollima, et kas me oleme rünnaku all mingil põhjusel, sest et meil oli ikkagi see mõju oli väga suur sisemiselt. Et sinna selle mõju detailidesse võime ka kohe minna nagu, et miks see mõju nii väga suur oli ja et mis meil siin, ütleme, selle postmortemi käigus välja tuli ja et mis meil ka selle retro käigus, et mis me siis nagu mis meil need jätku nagu tegevused või plaanid on, et analoogse mõjuga situatsiooniliselt ei juhtuks. Aga räägi siis, et kui täpselt sa saad minna sinna, et mis see komponent oli, mille uuendus siis või mis seal katki läks nagu selles mõttes või ma ei tea, kui täpselt sa tahad või saad rääkida, et... see on, ütleme, et see on, kuna ta lihtsalt on turvapaik, eks ole, mingi täiesti suvalise süsteemi komponenti turvapaik, et ega seal midagi nagu kriitilist või salajast ei ole otseselt. Et võib-olla selle kontekst juurde anda, siis meil lõviosa teenuseid on meil konteineriseeritud. Et meil on sisemiselt on, ütleme, et Eesti kontekstis kindlasti meil on üsna sükene küpse ja kõrgkäideldav Kubernetese teenus on ehitatud ja äriteenused tegelikult väga hea meelega kasutavad seda, sest nad ei pea endale enda rakenduse arhitektuuri, nad ei pea mingi kõrgkäideldavus sisse ehitama, nad ei pea mingi virtukate vahel failoverit tegema, et kõik on Kubernetese tasemel lahendatud. Nüüd, mis juhtus, oli siis see, et kronoloogiliselt, et kell 4 öösel tõmmati need turvapaigad tõmmati masinatesse ja siis kell 6 hakati installima neid. Aga installiti nagu korraga igal pool
kuna see nii-öelda see automaatne uuendus oli meil siis sellesse nii-öelda baasimage'isse või sellesse nii-öelda sisse konfigureeritud või ehitatud, millest siis nii-öelda virtuaalservereid installitakse, kaasa arvatud ka Kubernetese servereid. Ja see probleemi põhjus oli niisugune selles mõttes see probleemi ühesõnaga uuendati sellist komponenti nagu UDEV, mis on siis mingisugune Linuxi siis süsteemne siis teenus ja see uuendati tegelikult kõigel ära. Ehk siis, et kui me võtame, et meil on mingisugune 100 Kubernetese klastrit, mis tähendab mingi 1000, okei, 1000 ei ole vist, aga ütleme kuskil 500 worker node'i ehk siis serverid, kus peal töötavad siis ka nii-öelda need konteinerid. Et meil tegelikult nii-öelda neid virtuaalserverid on meil tuhandeid ja sealt kõigis käis ka kogu see asi üle ja kõik virtuaalserverid ei olnud mõjutatud, olid mõjutatud ainult Kubernetese klastrid, mis tegi selle asja nagu nii-öelda natukene pikantsemaks, sellepärast et kui meil oli Kuberneteses oli nagu massiivne intsident, siis esimese asjana me hakkasime otsima, et millised on nii-öelda Kubernetese klastrite ühised sõltuvused. Meil on mingisugune nii-öelda see kvoorumi või ECD komponent on, eks ole, mis seal on, mis on nagu jagatud ja mingisugused muud kesksed teenused nagu IaaS, eks ole, me hakkasime nagu otsima seda probleemi mujalt alguses. Aga jah, mis tuli välja siis oli see, et nii-öelda see UDEV-i komponent uuendati ära, uuendati kõikidel serveritel ära uuendati, siis tehti sellele teenusele restart, eks ole, seal virtuaalserveri sees. Ja lihtsalt kuulajatele, et UDEV on Linuxi kerneli device manager. Ja hea täpsustus. Just. Ja kõikidel tavalistel virtuaalserveritel see päädis sellega, et oli mingisugune, ma ei tea, paari millisekundiline katkestus kuskil, eks ole, kogu elu läks edasi, enamik nii-öelda Linuxi nii-öelda muid komponenti ei saanud aru, eks ole, et midagi juhtus. Aga mis juhtus Kubernetesega oli see, et Kubernetesel on meil selline komponent nagu Cilium on vahel. Ehk siis Cilium tegeleb, ütleme siis põhimõtteliselt võrgu ruutimisega siis nendesse poodidesse või konteineritesse. Ja selle konkreetse Ciliumi versiooniga, mis oligi nagu irooniline, sest meil osad kubeklastrid olid uuema Cilium versiooniga, need ei olnud mõjutatud. Siis kui see Ciliumi versiooniga masinas tehti UDEV teenusele restart, siis nimetati ümber võrgukaardi siis interface'i nimi ja siis kogu asi läks nagu nii-öelda ahelreaktsioonina vajus kogu see kaardimaja vajus laiali, eks ole. Ja mis kogu selle asja juures, ütleme üks suurtest õppetundidest, mis ongi see, et meil on see Kubernetese teenus on meil väga kõrgkäideldav. Ja me oleme seda nagu testinud ka, ütleme, situatsioone, kus me nii-öelda ühe andmekeskuse nii-öelda Kubernetese õla võtame, eks ole, täiesti käigu peal pimedaks, eks ole, siis jälgime, kuidas nagu siis võrguliiklus teisele poole üle läheb ja kuidas teenused taastuvad ja konteinerid käivitatakse. Me oleme seda testinud ja see meil tõesti on, me räägime, et siin sekunditega või minutitega, eks ole, nagu teenused taastuvad, eks ole, mis olid enne, olid ühes andmekeskuses. Aga nagu see turvapaik, eks ole, see toimus mõlemal pool korraga samal ajal, ehk siis, et see nii-öelda nendel konteineritelt võeti see võrgukaart sisuliselt samal ajal nagu mõlemal pool võeti ära, et meil serverid töötasid, võrgupakette saadeti serverite poole, aga et seal serveri siis võrgukaardi või seal nii-öelda serveri ja Kubernetese vahel siis neid pakette enam ei ruuditud edasi, et siis oligi nagu nii-öelda ütleme, et suhteliselt suure mõjuga ikkagi intsident, sest ütleme, et neid teenuseid oli rohkem, mis oli mõjutatud, aga just see, et ütleme, need, mis paistavad nagu võib-olla kodaniku poole rohkem välja või mis mõjutavad meie igapäevaelu nagu siis eks ole häirekeskuse, siis see kõnekeskus ja ka see piiriületuses erinevad süsteemid, et need olid need, mis olid kohe nagu nähtavad, eks ole, kodanikele. Aga sisemiselt loomulikult meil oli muid teenuseid oli rohkem mõjutatud, aga need mõjutasid rohkem võib-olla siis, eks ole, meil haldusala töötajaid. Selle tagaajamine või selle paras nagu pähkel, et sul on see Kubernetese klaster, mis justkui ei tööta, samas masinal nagu võrk on olemas, konteineritel nagu võrku ei ole jällegi, et siis, et mis see, ma ei tea, mis see lahendus on, testime või restardime klastrit, vaatame, et äkki see võrk tuleb ise, siis tuli tagasi tõenäoliselt.
sest siis see Cilium ka restartis ju. Ei, no loomulikult me läksimegi, kaevasime kohe logidesse sisse, eks ole, meil on ka logide keskhalduslahendus on olemas. Ja noh, sealt oli näha, et seda nagu võrgu siis kaardi nimi kogu aeg nagu muutis või ta läks nagu mingisugusesse suletud nagu nii-öelda ringi läks sisse, et ei osanud sealt ise välja tulla. Ja siis jah, et ühe klastri puhul lihtsalt tehti restarti, vaadati, et hakkas tööle. Maagiliselt kõik asjad nagu läks ise käima, eks ole. Et noh, et ütleme, et see oli jah, oli sükene, ta oli nagu, noh nagu enamus nagu suuri intsidente tegelikult, noh kui me võtame, et meil on nagu kõikides erinevates kihtides me viljeleme kõrgkäideldust, eks ole, siis noh tavaliselt üks suur intsident on alati on mingisugune rohkem kui ühe asja kokku sattumus, eks ole. Et noh, et noh see, mida me mille vastu kõige rohkem võib-olla eksitud sai, oligi siis see, et me ei ajastanud või me ei disaininud seda sükest nagu nende kõrgkäideldava teenuse erinevate õlgade nagu erinevat pätsimist. Disaininud alguspeale siis. No, et siis see vahe oleks pidanud olema juba nagu tunde, et seda nagu tuvastada, et isegi kui isegi päevi. Jah, et kui seal on vahe nagu, ma ei tea, pool tundi on ja noh, siis see oleks ikkagi seal 4-6 kuskil ära käinud 2 tükki korraga ja mõlemad jälle maas on ju. Jah, just. Et selles mõttes küll jah, et noh, ütleme, et noh, siin ongi nagu, et meil ongi juba eraldi on tegevuskava ka, eks ole, kuidas me kogu seda asja nii-öelda saame siis tulevikus ennetada või vältida. Aga jah, et see on nagu üks nagu suurematest õppetundidest, et noh, kui meil on erinevad käideldavustsoonid või erinevad need andmekeskused, et siis noh, nii-öelda ja me mingit automaatikat ehitame, siis automaatika kindlasti noh, kuidagi peab eristama, eks ole. No meie puhul lihtsalt see väljakutse võib-olla oli see, et me tol hetkel 2 aastat tagasi me keskendusime rohkem sellele nii-öelda baasimage'ile või noh, sellele, millest nagu siis nii-öelda virtuaalserverid installitakse, et me ei keskendunud siis noh, nii-öelda sellele, et kuidas me pipeline'is siis mingisuguste muutujatega hakkame juhtima siis seda, et noh, see baasimage ei tea, eks ole, kas seda nüüd provisioneeritakse toodangukeskkonda, mitte toodangukeskkonda, andmekeskusesse A, B või C, eks ole, et noh, seda keerukus sinna sisse ehitada võib-olla ei olegi mõttekas, eks ole, kuna noh, pigem on seal niisugune staatiline info sees, et jah, et täna mina olen näinud seda tehtavat, ta on mitte niimoodi, et see on sinna sisse kirjutatud, aga pigem niimoodi, et see baasimage teadis siis ühte nii-öelda ankur host'i põhimõtteliselt, mingisugust konfiguratsiooniserveri host'i ja see esines siis igas, noh see oli sama nagu igas keskkonnas, aga samas see andis nagu piisava konfigureeritavuse sellele masinale, et ta teadis, et noh, et kas ma nüüd lülitan update'id sisse või lülita, on ju, see tuli nagu sealt kesksest kohast siis nii-öelda. No, ma tean, et Smithis on ka vist config server on olemas, eks? Ei, oot siin ongi see asi, et noh, kui me räägime, et see config server, ütleme, ta läheb natukene nagu keskhalduslahenduse poole. Et ja vaata, see ongi võib-olla üks asi, mida kui ma seda nagu nii-öelda erinevates kohtades kogu meie seda lahendust tutvustades, kui ma olen rääkinud, siis mis nagu sellisele vana kooli, nagu mis oleks uue kooli esindaja, vana kooli süsteemi administraatoritele, mis pähe ei mahu, on see, et meil ei ole sellist asja nagu Linuxi keskhalduslahendus. Et tüüpiliselt, kui on sul vähegi nagu nii-öelda suurem korporatsioon või suurem nii-öelda ettevõte, kus on tuhandeid virtuaalservereid, siis seal on de facto mingisugune Linuxi keskhalduslahendus. Meil seda ei ole ja see on täiesti teadlik valik olnud. Ehk siis, kui me võtame, et miks seda nii-öelda konfiguratsiooni serverit sul vaja on, selleks, et sa võtad nii-öelda selle Linuxi, selle nii-öelda täiesti nii-öelda plangu põhja ja sinna peale paned, eks olema ettevõtte spetsiifilise mingi konfiguratsiooni. Ja siis paned sinna agendid sisse ja siis saad nii-öelda agentidega saada, eks ole, mingisugust eemalt uuendusi peale suruda, mingit kasutajaõiguste haldust teha, igast muud asja. Meie ehitasime eraldi pipeline'i, mis ehitab siis seda baasimage'it ja me ehitame seda väga regulaarselt mingisugune, ütleme, et vähemalt kord kuus, et siin on osade puhul on plaan isegi seda kord nädalas hakata ehitama. Eks, et mitte, et me ja selles baasimage'is on sees juba see konfiguratsioon, mida see keskhaldusega tüüpiliselt nii-öelda peale surutakse. Eks, et me ehitame nagu selle nii-öelda konfiguratsiooni ehitame varem valmis. Küll aga jah, et kui me räägime nii-öelda sellest tarne otsast,
siis tegelikult ju kõik meeskonnad ju teavad, kuhu nad midagi tarnivad. Nad ju kirjeldavad endal pipeline'i konfis ära, et andmekeskusesse sinna võrku, selle teenuse juurde, eks ole, see masin, eks ole. Et seda infot me saaksime tegelikult nii-öelda samas pipeline'is juba eraldi muutujatena kasutusele võtta ja siis selle serveri installi käigus näiteks mingi Cloud Initi skriptiga juba sisse süstida sinna, et sul on need parameetrid, nende parameetrite järgi siin nii-öelda installiti, võta need aluseks ja siis pane neid ja siis kui öeldi nii-öelda see boolean väärtus, et et kas tahad autopätsimist või ei taha, et siis vastavalt sellele booleanile siis ka pane siis näiteks mingi selline kokku lepitud see autopätsimise kellaaeg või kuupäev pane paika või nädalapäev pane paika. Siin ma küsin nüüd ühe hästi lolli küsimuse, mis ma loodan, et mõnel meie kuulajal tuleb ka, et miks seal üldse nagu konteineri sees on see auto patching enabled, miks ei ehitata lihtsalt uut konteinerit ja siis teeme rollout'i nagu üle klasteri, nagu vahetame selle rakenduse, põhimõtteliselt rakenduse versiooni tegelikult kogu selle pinuga ära, nagu et alates operatsioonisüsteemist koos rakenduseni siis. Ja kusjuures see on väga pädev küsimus ja rakenduste puhul me nii teemegi. Eks, et kui meil on mingi konteiner on juba nii-öelda tarnitud kuskile, siis sinna konteinerisse keegi sisse ei logi või seal nagu keegi mingit autopätsimist ei viljele. Et selle jaoks meil ongi eraldi mingisugused infoturbe tööriistad ka ja ka me kontrollime ka paigaldusajal, et kas selles konteineris või ehitatud tarkvarapakis on mingisuguseid turvanõrkusid sees, sest kui seal on mingid sees, siis see tarne lihtsalt pannakse seisma, eks ole, et ei lastagi läbi. Ja ka virtuaalserverite puhul, et pigem neid nii-öelda versiooni uuendusi ei tahakski töötavas masinas teha, vaid et pigem, et siis paigaldame nagu mingisuguste viimaste versioonidega nii-öelda selle baasimitsist nagu uue masina, et nii-öelda hoiame pigem seda kariloomade nagu parki, mitte lemmikloomade parki. Aga et vaata siin lihtsalt see probleem ongi siin selles, et saate alguses vaata, mis ma ütlesin, et meil keskmiselt päevast tuleb 100 haavatavust välja, eks ole. Et siis et võib-olla konteinerite puhul isegi on äkki realistlik, et iga haavatavuse peale teha uuesti ehitamine ja siis redeployment. Aga reaalsus on ikkagi see, et tüüpiliselt ikkagi nende pakide ehitamine käib selle kadentsiga, mis meeskond arendab, eks ole, mingi tarkvara funktsionaalsust, et tüüpiliselt vähemalt nagu neid süsteeme lihtsalt niisama hobi pärast ei redeployta, eks ole, mingisugune kord päevas. Aga see viitab sellele, et kui on mingi süsteem, mida ütleme enam edasi arendata või paar kuud ei tehta seal mingit tööd, et siis see jääb nii-öelda väga ajast maha seal konteineri sees. Ja siin, ma olen suga selles mõttes, ma olen nõus jah, et kui seal aktiivselt ei töötata ja need kriitilisi haavatavusi tuleb välja, siis nagu loomulikult tuleb maha. Aga kuna meil need turvaskännerid on peal, siis põhimõtteliselt meeskonnale tehakse siis pilet, et kuulge, sul on siin süsteemis kriitiline haavatavus, mine likvideeri ära. Ja kas sa teed redeploymenti või siis logid sinna konteinerisse sisse ja käivitad mingi jam update'i, eks ole. See on su enda, eks ole, rikutuse tase, kuidas sa seda nagu likvideerid. Aga seda me jälgime nagu aktiivselt, et meil toodangusüsteemides ei oleks paikamata kriitilisi või kõrgeid haavatavusi. Aga see siis teiselt poolt ka eeldab, et igal süsteemil, sa ütlesid mingi 100 vist ütlesid neid erinevaid, et igal sellel on teada, milline see tiim on, kellele see alert saata, et nüüd nagu, sest ma kujutan ette, et on palju, ütleme, mitte nii kriitilist teenust pakkuvaid organisatsioone, kus käivad mingid asjad, mis mitu aastat tagasi keegi ehitas, need inimesed on juba kadunud, see lihtsalt käib, pakub oma teenust ja ärge torkige, et see käib, et see on selline päris huvitav dilemma siin. Ja muidugi, selles mõttes nagu kui ma SMIT-i sattusin, siis et seal mõned asjad oli, mida seal oli teistmoodi tehtud ja see üks asi, just täpselt see sama asi, need orvustunud teenused, eks ole, millel õhine põhiselt midagi pandi käima, eks ole, või mingi partner tuli, viskas üle aia, viskas pakid sisse, pandi käima kuidagi ja siis keegi julge torkida enam, sest päriselt ei teata, kuidas asi töötab, et kui meil on äriteenus, siis sellel äriteenusel peab alati olema meeskond ja tooteomanik. Ja meil SMIT-is on kokku vist täna suurusjärk mingi 50 meeskonda äkki, erineva suurusega, aga need seal, ja igal meeskonnal võib olla, eks ole, mingi N+ mitu teenust, aga jah, et kui meil on teenused, millel on loobatud mingisugune käideldusklass, siis seal on meeskond taga, kes peab aktiivselt haldama seda. Täitsa
hull mõte, aga et see ei ole ju ometi seal koodi juures readme MD failis, et milline on see teenuse omanik ja tiim, võiks ju, päris tore oleks, kõik oleks kohe koodis olemas nagu, et siis saaks seda ka süsteemselt lugeda ja selle pealt reageerida automaatselt. Ja, ei no mingisugused nii-öelda selle meeskonna viited on meil kuskil koodis on olemas ka, kuna noh, meil on see meeskonna kontseptsioon ja me ehitasime sinna ümber ka kogu enda selle nii-öelda Infra 3 programmi, ehk siis, et meil on, et noh, meil ei ole, või tähendab, kuidas ma ütlen, et meil on iga meeskond ja tema teenused on teistes meeskondadest on täiesti eraldatud. Et noh, et kui te olete rohkem... Et oleks maksimaalselt sõltumatud ka. Just. Ehk siis, et meil ei ole jagatud Kubernetese klastreid, meil ei ole jagatud andmebaasi klastreid, meil ei ole jagatud tulemüüri ja koormusjaotori klastreid, et kõik on nagu nii-öelda meeskonna spetsiifilised. Et kui te avalikus pilves olete rohkem toimetanud, siis noh, võiks seda mõelda seda, et Azure'i kontekstis on igal meeskonnal oma subscription või et AWS-i kontekstis igal meeskonnal oma account sisuliselt. Aga noh, samas seda me näeme ka nagu, mida nagu suured teevad, et selline nagu hajutatus ka subscription, noh okei, võib-olla mitte subscriptioni tasemel, aga nende tenantite tasemel nagu ikkagi nagu mingil kujul nagu tekib ühel hetkel, et meil alles noh, ma nüüd ei ole 100% kindel, aga ma arvan, Bolt rääkis nagu sellest, kuidas nemad enda asja püsti panid, et see nagu paratamatult tekib, kui sa tahad ühte suurt asja püsti panna, noh, et kui ma mõtlen ka nagu Nortali peale, et kui meil on nii palju erinevaid kliente, et me ei taha, et nad kõik oleks nagu seal ühes potis, et esiteks on juba vaja seda eelarvelist ja kulu nagu jaotust, ja teiseks on see kontrolli vaja ka nagu hoopis erinevalt ja siis on veel erineva sellise profiiliga kliendid, et kas me teeme nagu mingit noh, random e-pood on natuke halb öelda, aga kas sellist ütleme vähe kriitilist asja või siis nagu kõrge kriitilisusega mingit defense'i teemalist asja näiteks? No kusjuures ma võin sulle, ma ei hakka selle ettevõtte nime nimetama, kus ma kunagi töötasin, aga mul ütleme, kui me Kubernetese teenust disainisime, siis oli ka loomulikult oli sul alati on N+ mitu moodust, kuidas sa nagu seda teenust ehitad, eks ole. Ja täna Eestis on väga levinud on see, et ettevõtted ehitavad endale nii-öelda suure Kubernetese klastri, seal on 10 või 100 worker nõude, eks ole, ja siis teevad namespace'ide tasemel, teevad mingisugust turvat, eks ole, või noh, eristavad seal Kubernetese sees, eks ole, neid erinevaid teenuseid. Et ja ütleme, et ilma nimesid nimetamata see endine tööandja, seal oli ka niisugune nii-öelda keskmisest suurem Kubernetese klaster, seal oli mingi 80 worker node'i ja seda Kubernetese klastrit mitte keegi ei julgenud hallata. Sõna otseses mõttes, kuna ja siis me räägime sellest muudatuse halduse keerukusest, mis teenused on mõjutatud, mis lähevad katki, eks ole. Kõik on mõjutatud, kõik võib just katki. Täpselt, eks ole. Ja noh, kui on kõik mõjutatud, siis loomulikult kõik väristavad, eks ole, selle ühe mingi Kubernetese minor versiooni või turvapaiga, eks ole, rakendamisel väristavad jalga, eks ole, et noh, et ja siis ja kusjuures seal oligi sedasi, et ma olin juba lahkunud sellest ettevõttes, ja ma pärast lihtsalt kuulsin, et seda Kubernetese klastrit keegi upgrade'ida ei julgenudki, et ehitati teine täpselt samasugune kõrvale ja siis migreeriti teenused üle nagu uue versiooni peale. Et see on nagu nii-öelda nende teenuste ehitamise puhul, et noh, üks asi ongi, noh, see klientide eraldatus on nagu üks asi või teenuste eraldatus, aga just ka see nii-öelda haldamise ja ka intsidentide mõju ulatus on, noh, ka ütleme neid aspekte tuleb, eks ole, silmas pidada, kui seda nii-öelda teenust ehitada. No see on nagu klassika, et kui noh, nagu minul on mingi teenus, mis käib seal Kubernetes või noh, ükskõik kus, et ja siis see läheb millegi pärast katki ja selle nagu põhjus on see, et kellegi teisel tehti mingi muudatus või noh, kellegi teise jaoks, mis nagu üldse minuga seotud ei ole, siis loomulikult nagu tekib minul küsimus, et miks nagu, et kuulge, et nagu ma ei taha mitte midagi teada neist teistelt, ma tahan, et nagu minu asjad käivad. Ja see eraldatus annabki selle, et noh, need on nagu täitsa iseseisvad. Ja, sest noh, täna meil on neid koos toodangu ja mitte toodanguga meil on niisugune 100+ Kubernetese klastrit, mida siis 1,5 inseneri haldavad, et meil on seal see automatiseerituse tase on väga kõrgeks on ehitatud. Aga just ütleme, kõik need disaini küsimused, eks ole, ja siis lõuamegi lõpuks sinna, et Kubernetese disaini nagu valasime väga palju nagu seda mõtet või higi sisse ja siis kuskil see alusimits, millest Kubernetes installiti, sellel oli automaatne pätsimine sees, mis siis mingi Kubernetese ühe
lisakomponendi nii-öelda versiooni, noh siis kas bugi või featuuri nii-öelda koosmõjul siis tõmbas nagu kõik maha, eks ole. Karm, et ma mäletan veel neid häid aegu, kus arendaja kõige raskem ülesanne oli muutujate nimetamine, õigesti nimetamine ja noh, siis me üsna kiiresti jõudsime sinna, et kuidas neid mikroteenuste jooni tõmmata, et kus me need piirid vahele tõmbame üldse. Noh, et nüüd me jõuame nagu sinna järgmisesse etappi, et kuidas siis, kuidas seda infrat nagu segmenteerida, et mis kõike seda jooksutab. Ja ilmselt varsti meil on mingisugune AI agentide challenge sarnane kuskil õlgadel, et kuidas need sellesse pilti nagu mahutada. Siim, räägi sellest ka, kui palju SMITis üldse harjutatakse seda laadi intsidentidele reageerimist, et noh, ma ei tea, kas ütleme sellisest nagu Chaos Monkey tüüpi asjast natuke sa rääkisid, aga noh, et see on nagu mingit tüüpi intsidendi nagu test, et kui sa ühe noodi maha võtad, siis sa jälgid, kuidas kõik kolib, aga noh, tavaliselt need intsidendid ongi sellised, et sa lähed sinna sisse, sa ei tea, mis sind ees ootab. Nagu sa ütlesid enne, et me ei teadnud alguses, kas tegu on ründega või on midagi muud, ja sa pead hästi kiiresti, mida kiiremini sa suudad tuvastada selle, et meil ei ole ründeolukord, me oleme nüüd kuskil teises situatsioonis, seda lihtsam on, eks ole. Ja noh, need intsidendid on nagu sellised, nagu ta seekord oli, pigem ootamatu ja pigem ettearvamatu. See ettearvamatu on juba see, et see põhjus on see, et kui me oleme seda juba ette arvanud, et selline asi võib juhtuda, siis on tõenäoliselt mingi meetod nagu selle asja vältimiseks ka sisse kirjutatud. Et kui palju selliseid ootamatuid asju testitakse ja simuleeritakse? No siukseid täitsa selliseid nii-öelda situatsioone me ei testi, et kellelegi ei ütle, et lähme tõmbame kuskil ühel mingil räkil voolu küljest ära ja vaatame siis, kuidas sibelgapesa hakkab, eks ole, aktiveerima. Et kusjuures me testime või me ütleme, et paralleelselt selle intsidendi lahendamisega meil tegelikult oli just käimas ka siis sükene teenuse taastetest, ehk siis põhimõtteliselt me võtsime ühe meeskonna koos kõikide nende teenustega ja siis sisuliselt mängisime läbi kogu selle nii-öelda komplekti siis nullist taastamist. Ehk siis me teeme varukoopiaid, meil on mingid asjad, midagi on kitis või versioonis, eks ole, et mingid asjad on kuskil muudes automaatika nii-öelda tööriistades salvestatud ja siis see on küll midagi, mida me nagu täna nii-öelda testime läbi või kus me nagu sellist regulaarsust täna ehitame, et me nagu testime regulaarselt siis nagu kogu selle komplekti nii-öelda taastamist, et kui me seda teenust ise ennast ehitasime, siis me loomulikult me testime, et meil on see meeskonna komplekt, mis koosneb siis tulemüüri klastrist, koormusjaatori klastrist, Kubernetesi klastrist ja baasi klastrist ja seda me oleme testinud, et võtame mingisuguse asja, võtame ära lihtsalt, eks ole, küljest, vaatame siis, kuidas nagu nii-öelda ülejäänud kogu see komplekt käitub, et aga see on nii-öelda orgaaniline osa võib-olla teenuse arendamisest, aga jah, et ütleme seda teenuste nii-öelda täitsa taastamist, et seda me peame oma selle ISO 27001 serdi pärast juba nii-öelda regulaarselt testima. Et seda, seal me üritame ka nagu sükest mingisugust väga standardset siis metoodikat välja töötada või et vähemalt tekib nagu sükene kõhutunnetus ka meeskondadel, et mis see tähendab, et mul on mingi lubadus kliendile antud, et aga kui päriselt nagu midagi juhtub, katastroof juhtub, eks ole, mul on mis on otsa mõttes, mul on varukoopiast antakse mulle nii-öelda kiti repo kätte ja mul on siis see viimane andmebaasi backup, et mis siis juhtub nüüd või kui kiiresti mu teenust taastada. Et seda me peame regulaarselt testima. Nii, aga siia lõppu veel võib-olla siis Siim, räägi, mis te siis nüüd ette võtate, et seda asja mitte kunagi ei juhtu, et sa ütlesid, et mingid asjad on mõttes, keerate auto update'i kinni. Ma selles siiralt kahtlen, et pigem on mingisugune teine asi mõttes. Kusjuures jah, see auto update kinni, siin ütleme sedasi, et meie kolleegid nii-öelda arenduse poole peal väga õnnelikud selle idee üle ei oleks, eks ole. Ütleme, see juhtkonna ootus kusjuures oli selline, et tulge välja lahendusega, mis ei suurendaks käsitööd. Mis on tegelikult on nagu väga nii-öelda
ütleks, et väga nagu, väga äge ootus, eks ole, panna, et noh, et see ei tähenda, et selle kerge lahendada on, aga nagu nii-öelda ootusena on tegelikult on see väga mõistlik, et noh, et meil säiliks nii-öelda see arendajate nii-öelda fookus oma põhitööle ja me ei kannataks, eks ole, siis ka nii-öelda selle infoturbe või siis noh, nii-öelda riskide osas, eks ole, nende haavatuvuste suhtes. Et noh, mis me täna oleme nii-öelda välja mõelnud või kuhu suunas me tõenäoliselt liigume, on siis see, et me ehitame sisse pipeline'i meeskondadele siis üks nagu dokumenteeritud meetodi. Et nad saavad ise valida seal, et noh, et ütleme, kui on kogu see nii-öelda see pipeline'i kirjeldus, kus on seal erinevad kas keskkonnamuutujad või tarne mingisugused nii-öelda siis konfiguratsioon, et siis me panemegi sinna juurde mingisuguse, nagu ma ütlesin, mingi toggle flag, kas sa tahad automaatset patchimist või ei taha, ja et kui tahad, et siis mis kellaajal ja nädalapäeval. Ja muud asjad nii-öelda tuletatakse juba siis sellest tarnest, et millisesse andmekeskusesse, kas toodangusse või mitte toodangusse, eks ole, ja see asi nii-öelda nende eest nii-öelda tehakse automaatselt ära. Sest noh, et võib-olla mitte toodangu keskkonnas on täiesti okei, kui automaatne pätsimine iga öö on peal, et noh, et saadki vaata nii-öelda kiiremini jälile, eks ole, kui sul on siis nii-öelda konfliktis selle nii-öelda ka turvapaiga pätsimise ja siis mingisuguse töötava süsteemi vahel. Mis ongi kusjuures irooniline, et kui see maailmapraktikas, mis ma ütlesin enne, et sükene 3 kuud kuni 2 kvartalit võtab aega, eks selle pätsimine, siis need arenduskeskkonnad on eriti nagu vaeslapse rollis tavaliselt, et et seal on mingisugune mitu aastat kinni mädanenud juba mingisugune distributsioon, mida keegi pole kunagi puutunud, eks ole, et me läheneme sinna vastupidi, et me pigem hoiame siis seda nii-öelda arendus- ja mittetoodangu keskkonda hoiame kogu aeg nagu nii-öelda up to date. Ja et siis toodangu keskkonda siis paikame siis võib-olla mingisugune kas paaripäevase või mingi nädalase viitega siis ja siis erinevad andmekeskused ka erinevatel aegadel. Et see on nagu sükene esimese hooga nii-öelda et kuidas nagu seda probleemi lahendada nii, et see kirik oleks ikkagi keset küla. Aga kas te selle poole pealt ka suutsite teha mingeid nagu saite mingi õppetunni või teete midagi paremaks, et nagu järgmine kord, kui järgmine intsident tuleb, mis tuleb kuskil täiesti teises kohas, mida me ei tea, et siis see nii-öelda paremini üles leida või nagu sa ütlesid, algul kahtlustasite rünnakut, aga siis üsna kiirelt vist leidsid selle juurpõhjuse, et kas nagu selle poole pealt ka mingeid häid mõtteid või nippe, et kuidas nagu kiiremini probleemile jaole saada? No ma ütlen, et sükest nagu meil on, ütleme siis see keskne logide agregaator, eks ole, ja meil on kogu see, kuidas seda tänapäeval nimetatakse, observability stack või jälgitavuse pinu või kuidas me seda eesti keelde vääname neid nii-öelda termineid. Et eks nendest tööriistadest kindlasti saab nagu mingisuguse sükse, et kus see fookus, kus see nagu probleem on või milline süsteem, eks ole, võib olla, et milline süsteem on mõjutatud ja et ütleme sealt sellest kesksest logisüsteemist, kui ta üldse vastab, siis suhteliselt kähku saab tõenäoliselt ka välja, et mis seal nagu selles süsteemis nii-öelda kapoti all toimub, eks ole. Et aga jah, et kui sul on mingisuguseid ägedaid kogemusi või mõtteid, et kuidas veel kiiremini jaole saada kui nende 2 meetodiga, siis mul on üks suur kõrv. Ega mul kohe puusalt ei ole ja pigem mõtlesingi, et teil nagu vaadates oma töövahendeid, et äkki tekkis ka mingeid selliseid äratundmisi, et see on nagu see kõige keerulisem osa sellest, et kindlasti järgmine probleem tuleb kuskil, mida täna ei tea, et see on see unknown on ju, et kuidas see kõige kiiremini üles leida siis, kui see juhtub, et seda ära hoida ei saa, see on nagunii midagi juhtub kunagi, aga et kuidas see kiirelt üles leida ja jaole saada? No seal on ainukene rabi on tegelikult see, et sul on inimesed, kes tunnevad seda nii-öelda platvormi või seda mingisugust tehnoloogia kihti süvitsi. Et kuigi mis oli huvitav, oli see, et kui me tegime seda nii-öelda postmortemit, siis me kasutasime LLM mudelid ka nii-öelda diagnoosimiseks. Ja sealt päris huvitavalt tegelikult toodi välja, et meil oli mingi logi, meil oli mingi hüpotees, me teadsime komponente, eks ole, ja päris täpse nii-öelda diagnoosi koos juurpõhjustega tegelikult tuli nagu nii-öelda sealt LLM mudelist tuli vastu. Et see on küll nagu midagi, mida
ma ei mäleta, et me oleksime nii-öelda intsidentide juures oleksime nii-öelda aktiivselt kasutanud, et see oli küll midagi, mis aitas nagu seda fookust oluliselt kiiremini nii-öelda kokku tõmmata, et selle asemel, et see nii-öelda et sul on mingi 4 erineva kihi nii-öelda eksperdid on koos, eks ole, igaüks üritab vaadata, et näpuga tema poole näidatakse, et tavaliselt võrksüüdi, eks ole, eriti kui suured nagu intsidendid on, aga kui tõsisemalt rääkida, eks ole, et et just täpselt, et seda juurpõhjust kätte saada, siis sul võibki olla vaja nagu nii-öelda väga erinevates kihtides seda ekspertteadmist ja seda aitab küll nii-öelda, kui neid nii-öelda seda konteksti või neid fakte või ka neid logisid piisavalt täpselt AI-le ette anda, siis tegelikult tuleb sealt väga kiiresti, tuleb üsna täpne vastus või vähemalt nagu nii-öelda õiges suunas vastus, et see oli küll nagu niisugune huvitav õppetund, võib-olla mulle endale ka niisugune uus asi nagu sellest intsidendist. Meie episoodi aeg on siin armutu ja tiksub lõpule, et kui ma tavaliselt eraettevõtete ja idude puhul sellist värbamist väga ei soosi, siis avalikus sektoris ma täitsa luban seda, ma tean, et SMIT-il on mõned vabad kohad ka ja miks ma selle siin just välja toon, on see, et kui sa nüüd kuulad seda ja mõtled, et no ei tii, nad oleks pidanud kohe ju tegema, et miks selle peale ei mõelnud, siis see on täpselt see koht, et nagu, aga mine ja tee siis, on ju. Et head ideed on ilmselt alati teretulnud, kuidas meie Eesti infrat võiks veel tugevamaks muuta. Ma küll vaatan, et hetkel on vist ainult Java arendaja positsioonid, aga võib-olla see on hea entry point, eks ole. Kusjuures meil just sai läbi infraosakonda SMIT-is on peetud sõnades mõttes täie kohaga arendajad või täitsa nagu päris arendajad on peetud juba aastaid. Et meil just lõppes konkurss ka, et seal nendele võrguapidele siis või võrguteenustele abi kihti nagu ette ehitada, et mida meil nagu ise oleme vaja sees ehitanud, et tead see nii-öelda haldaja ja arendaja see Piir kaob nagu ära. Ta läheb natuke hägusamaks, ta täitsa ma ei ole lõpuni veendunud, et meil tulevikus arendajaid enam pole, on ainult DevOps ninjad, et see arendaja ja siis selle halduri vahel mingi erinevus jääb, aga seal ütleme, põhimõtted on meil täna küll on väga sarnased, et kõik peavad versiooni kontrolli kasutama ja võimalusel käsitsi mitte serveritesse ronima. Kuule, aitäh Siim tulemast, et meile rääkisid ja seda teemat avasid. Ma usun, et mina sain küll asja pildi ette ja tekkis jälle julgem tunne, et midagi ei ole katki, midagi ei ole kehvasti ja minu arust sellise case study'na on see väga hea näide nagu sellest, kuidas sa võid väga vinge infra ehitada ja siis ikkagi mingid kaardid langevad niimoodi täpselt õige nurga all, et täpselt õigel ajal ka veel, sellepärast et see spetsiifiline versioon oli seal seotud, eks ole. Ja ikkagi nagu tabavad mingisugust nõrka kohta, et ja see ongi tegelikult kogu see tootearenduse nagu point, et sa nagu pidevalt nagu lapid ja tegeled nende asjadega ja ehitad seda asja tugevamaks ja ägendamaks, et kes üldse on vaadanud mingisuguste füüsiliste toodete nagu arendamist, et kui palju sa pead neid prototüüpe 3D printima selleks, et sellise enam-vähem asjani jõuda, siis see number on ikka väga suur ja tahaks lihtsalt, et tarkvara arenduses üha rohkem seda mõtteviisi sinna viiakse, et me ka enda infrat ja tarkvara nagu siis sellega tegeleksime samal viisil, et SMIT seda kindlasti teeb ja paljud IT-ettevõtted ja idud ka, aga seda ruumi paranemiseks on kindlasti veel. Kui keegi meie vigadest sai õppida, siis oli täitsa tasuta koolitus praegu. Jah. Ja kes ei taha tasuta seda koolitust, siis võib alati algoritmile maksta, ma võin hea meelega vastu, et riigile niisama raha anda ei saa, aga meile saab. Et aitäh Siim, aitäh ka Eerik osalemast, aitäh meie kuulajatele ja jääme taas kuulmiseni järgmisel nädalal, kus me räägime muide sellest, kuidas edukalt kasvada spetsialistist juhiks. Meil on külas Mihkel Kasepuu, kes käis LHV-st ka mõni aeg tagasi rääkimas, kuidas tema on kasvanud arendajast arhitektiks, siis tehnoloogiajuhiks LHV-s, nüüd ta on LHV-s jõudnud ka juhatusse ja siis on teda nii-öelda
toetamas, tema mõtteid siis võib-olla laiema pildiga peegeldamas on siis Raimo Ülavere, kes tuleb, räägib võib-olla siis levinumatest lõksudest, mis siis, kuhu siis spetsialistid kolistavad, kui nad juhiks või juhi rolli saavad. Ja tavaliselt jääd heast spetsialistist ilma ja saad endale kehva juhi. Jah, et kuidas seda vältida, sellest siis räägimegi juba järgmine nädal. Aga seni aitäh kuulamast ja nautige Jaani.